19. septembril leidsime ennast taas laevalt, seekord siis Rootsi omast. Soomes sõitmata jäänud 6 sekundi aeg kipitas nii väga, et muud teha polnudki kui sõita Rootsi, et viimasest kiirendusvõistlusest osa võtta. Siia ritta ja oodake. Mille kaua? Ta ütles, et ta ei tea, kuna nad lahti teevad selle. Ta ütles, et ta on sellest rescue tiimist. Ta ütles, et õiges kohas kõik on õige, ta olete liiga vara. Nii, et me oleme liiga vara kohale tulnud või? Aga meil laev tuli võib-olla lihtsalt liiga kiiresti. Aga me just mõtlesime, et saame varem platsi peale, saab natuke aklimatiseeruda, aga tuleb välja, et me peame lihtsalt suvalises metsas ja tee ääres natuke aega ootama enne, kui värav lahti tehakse. Vaata see kuradi korraldaja number. Mis korraldaja? See sama, kes seda korraldaja helistama selle küsima, et millal lahti tehakse see. Sest praegu nad ei tea. See ütles, tema ei tea, millal saame sisse. Peaks helistama selle inimese. Tööle, siis me saame sealt näitada tehikule või seda vaadata. Jah, telefoninumbrid. Viis tundi hiljem oleme siis Rootsis ja meil on õnnestunud ennast registreerida võistlusele. Et põhimõtteliselt süsteem on täpselt samasugune. Siin sees on, ilmselt on tehnilise kontrolli lehed ja siis käepaelad ja sellised muud formaalsused, et nüüd lähme otsima boksi üles. Räägin ühe loo veel, et kunagi, mitte kunagi meie teada ei ole käinud ükski eestlane Rootsis kiirendusvõistlusel träägi sõitmas. Ja see ajalugu siis nüüd sünnib. Ma väga loodan, sügavalt loodan, et see jääb nendele ka meelde, mitte ainult meile. Ja kui ma siin vaatan, siis ilm on ilus, väga soe, ma ei tea, 16-17 kraadi sooja, sisuliselt sügis käes, aga kui sa vaatad ringi, siis mulle juba meeldib siin. Aga praegu seal reistoimistus, see on teile reistoimistus, see on Race Office, siis see tundus täitsa lahe koht. Inimesed olid lahedad, rääkisid inglise keelt, olid abivalmis, küsisid raha, no peale kui raha ära andsin, siis olid eriti abivalmis. Kui see on käes, see alati motiveerib kõik inimesi hästi käituma või midagi rohkem tegema. Aga vaatame natuke ringi. Ma arvan, mingi hetk saame endale siis ühe koha, kus me siis laagri püsti paneme. Täna ise ei tulnud siia sõitma, aga sellest vähemalt nüüd seekord olen maailma, ma arvan, kõige võimsam tagasiveoauto, mis veab siis autoraja lõpus tagasi. Jääb tehnika terveks vähemalt. Nagu teil on see Tartu ja kuradi Valga teema. Täna on reede ja kui kõik on kogunenud, ilmselt Rootsi on nii suur riik, et siin võtab see kogunemine veel pool ööd aega ja osa meeskondi tuleb võib-olla 1000 kilomeetri kauguselt kohale, nii et siin niisugust mürinat jagub veel, ma arvan, tunde ja tunde, aga muidu on meeleolu ja ütleme, ringi vaadates on nagu kihvt, kõik on nagu okei. Natuke oleme juba huvi ka kohalikest tekitanud ja käivad ja vaatamad, et ikka ise käid ka ju vaatad, et uued ja huvitavad asjad, aga praegu üks asi teeb muret, et kuna on 200 osalejat, läheks 200 või ongi 200, nii öeldi, siis tehniline komisjon ei jõua käia kõikides boksides ja teha seda tehnilist. Aga me suutsime vähegu saavutada väikse kokkuleppe, et me ei pea minema ise siis sinna tehnilise putka juurde või maja või mis iganes seal taga on päris kaugel ja pukseerima auto sinna, vaid tullakse ikkagi nende pro-klassi autodel, kes
kes siin mõned ikka on, et tullakse ja tehakse siin koha peal ära. No mine tea, teised Eesti poisid läksid tehnilisse, nemad sõidavad ju natuke väiksemaid klasse ja neil ei tehta mööndust ja ei tulda tegema seda tehnilisse boksi. Nüüd, kui nad tagasi tulevad, eks ma siis täpselt kuulen, et kas ma pean sinna bukseerima või ei pea. Ma eriti küll ei viitsi selline, nüüd hakkab juba pimedaks ka minema ja õhk on külm ja selles autos nagu nina peas kogu varustuses sinna minna ei ole väga mugav. Võistlusjuhendidega rootsi keeles kõik? Jah, nüüd mul oli veel ju, sai need paberid kätte, et kus pead täitma ära kõik, ma ei tea, mis asjad seal on. Ma algul mõtlesin, et on nagu lihtne, et motor ja kuradi horsepower, aga tegelikult on täiesti arusaamatu jutt ja tekst kuradi 2 A4, et pean ma panema mingid linnukesi ja täitma mingid lahtreid, aga ma ei saa mitte midagi aru. Ühest sõnast sain aru mekaaniker, see on ilmselt mehaanik siis. Aga juba poisid ütlesid, et viskame Google Translatorisse sisse, et saame teada, mis seal kirjas on, aga keegi vitsi toksida. Ma arvan, et tehniline aitab. Küll midagi põnevat ei saa. Ma ei ole vormis veel, aga kuulsin juba poole kõrvaga, et me peame oma autod tehnilisse viima kuskile teise Rootsi otsa, sinna Stockholmi lähedale. Et nüüd paneme jugama. Kuidas öö oli? Öö oli fantastiline. Ma nägin unenägusi. Ma täna öösel rääkisin nagu sina tavaliselt. Külm ei olnud? Külm ei olnud, natukene läks jahedaks mingi hetk, aga see, et ma tegin ju eile niisuguse kuiva õhtu, et tilkigi alkoholi, see andis tunda. Noh, sellised naljakad unenäod olid. No nii, laupäeva hommik. 7 kraadi sooja, öösel minu arust oli vahepeal pea nullis käis ära, päris külm oli. Autos aga voorib juurde. Rahvast on päris palju öeldi, et kokku praegu tuleb circa 200 tiimi. Pressitakse autos järjest kokku, öeldi ei tea, mismoodi ära mahutab. Et kuna ta Rootsi viimane samamoodi ka etapp on, siis kõik tahavad veel see aasta korra sõita, ega siin muidu nii palju raja peal rahvast ei käi. Kõik oli fantastiline. Nad kiitsid meie autot, küsisid, kas me tegime ise selle auto, loomulikult tegime ise. Ja tüüp vaatas, kõik oli nagu perfecto. Ütlesid sinna rooli otste peale, kus lähed poldid, eks ju, seal ütlesid, võiks suuremad seibid olla, et kui sõidad seina, siis kohe rool ära ei kaoks. See munaks lendab üle lihtsalt. Selle võime ära teha, jah. So nice. Thank you. Have a good weekend. Tunne on kuidagi mõnus siin Rootsis. On jah, tükki lahe. Siin jääb selline mulje, nagu see eile, kui me olime see öörahu teema. Kui kellelgi on katki või keegi tahab boksi üles seada näiteks öösel kell 1 või 2 või isegi kell 4, siis seda saab teha ilma, et keegi seda vahaks paneks. See on nagu minu arust nagu eriti normaalne. Sul on vaja autoga sõita siit bokside alast läbi kell 8 või 9 õhtul. Sa saad seda teha ilma, et keegi sul tuleks kohe. Noh, mis tegid rais? Vaata, nüüd saad kohe kuradi litsentsi annad ära, kui veel teed. Siuke asi Soomes on nagu täiesti igapäevane, ja kui sa imestad, et miks on Rootsis dragreisi tase nagu oluliselt kõrgem kui Soomes, siis vastus on olemas. Kõik tahavad sõita, siin on lahe. Keegi ei käi kogu aeg niimoodi piltiga töödes sul selja taga ja kogu aeg, et oot, seda ei tohi teha ja ära nii tee ja ainult 5 võistlust ja õhtu kella 6 ja kuradi üleüldse, kui natukene ilm on kehva, siis me ei tee üldse mingit võistlust ja sihukest asja tundub, et siin ei ole.
aegennustusi teha. Tegime väikse transbreaki testi ja nüüd selle põhjal ütleme, et on kiire. Nägu saladust täis. Ja. Kui ta nüüd tõesti töötab ilusti, siis on küll kiire. Kuigi üks mees käis küsimas, vaata, kuna siin Rootsis on olemas ju sükene kihvt klass nagu 4-6, eks. Why don't you drive in 4-6? Too slow. Ja seal sõidavad 4-6 silindrilised autod ja küsiti, miks me seal ei sõida, siis me ütlesime, et liiga aeglased on nemad. Ärevus pigem, mitte närv. Närvi ei olegi kunagi, mul on siuke ärevus. Viskab pulsi vähe lakke ja rahuneb alles siis, kui täitsa stardis oled ja rool peos ja tuled põlema lähed, siis rahuneb täitsa maha. Kvalitet och det är 741, 299. Ja, alltså det kommer ju definitivt ha högre slutfart i och med att jag har ju framhjulsdrift, vilket är helt värdelöst egentligen. Men tanken är i alla fall att åka en 7 överhuvudtaget med framhjulsdrift och det skulle vara ganska kul. Esimese sõidu kohta päris hea, natukene libe on ja nüüd on vaja seade üle vaadata, sest meil see tänu selle süütejamadele me natukene tegime igaks juhuks turvalisemaks esimese stardi. Ma arvasin, et küll 7-2 või sinna kanti tuleb, aga libe oli. Aga rada ei ole lootuselt ja mulle tundub, et seda saab paremaks. Kuule, aga kütuse segu on mega rikas, need ei pööre üles ei läinud. No seda ma tundsin, et puusti, aga käis nagu kuradi kellavärk. Ja tire shake oli räme rais. Varjusin küll vaja pole. See kujutad ette, kui tõmbasin varjud lahti ja siis vaatasin, et seda lõppu ei paista. Siis lihtsalt mõtlesin, kui ei lase liiga maha, et muidu varjud kukuvad ju toksti ja lohisema, eks ju. Siis lasin mingi 100 km tunnis, et nad oleks vähemalt püsti. Lasin siis lõpuks väsisin ära, tõmbasin küll tee äärde, aga seal lõpuni oli veel 200 meetrit. Aga ilusti otsa läks. Läks. Ma vaatasin ka nüüd tule päis. Aga mis see käigu vaatas, et paugupaks? Miks tegi? Ta ise vahetas käigu. See ei vahetanud ära. Ma ei tea, vaatame kohe, et minule tundus nagu läks täis. Et ma panin ju rämmeldast kütust sinna üles. Aga no kohe siin teada. Aga tundus nagu käis paremini. Kuule, täis siile ilus hääl oli. Pöörnud ajal juba oli siuke mõnus. Pöörnud ajal mul pole kunagi nii olnud, ma võtsin kuradi niuke veerand kaasuga ja piiras hoiab. Ilusti jah. Võta need korrektsioonid vähem, pane alates kuradi 200, võt siit maalt hakkab alles tulema, ennem tule üldse. No loomulikult teil ei vea niimoodi. Rõhku ei tea. Rõhk? Tegelikult kui ta jookseb rikkaks, siis ta tõstab ka rõhku sellega trammi. Ei tõsta. Ei tõsta. Põlemine läheb kehvaks ja tõmbab isegi läheb väiksemaks. Mis strateegiaga nüüd järgmisele? Ütleme kütussegu paikas, me ennem panime ju turvalisuse mõttes, panime igaks juhuks kütust hästi palju ja kui näiteks metanoliga sõidetakse AF-i järgi, sõidetakse täispauk, power, eks ju, seal kuskil 4.8, 4.9, 5.0 AF-i järgi, ütleme siis AL4 ratio, siis meil oli niisugune 3 algus. See tähendab seda, et väga palju rikkamaks enam panna ei saa, siis kustuvad küülad ära. Aga nüüd me võtame siit kütuse maha. Võtame kütuse maha ja lähme uuesti starti, ma arvan, et siit tuleb kohe hetkega aega ka.